või on asi kangas? Õmblejas ei saa ju viga ometi olla. Teil ei ole paks. Sa torkasid mind! Vabandust! Sa torkasid mind! Vabandust, see juhtus kogemata. Kuidas sa julged? Kui kauaks sa kavatsed meie majja jääda? Seniks, kuni Kreili hea isa lubab. Eks see nii kipub ikka olema, jah? Käid korraks ära ja keegi kukub siin kohe peremehetsema. Ma olen kõige eest väga tänulik. Ja lõpeta see silmade laksutamine. Mis silmade laksutamine? Sa tead küll, millest ma räägin. Vabandust, ma näen, et Freilidel on tegemist. Ei, isand Lots! Ära häbenehti. Tule edasi. Kuidas sulle tundub? Kas see istub mulle selga? Ma ei tea neist asjust midagi. Siiski, kui ma oleksin sinu välja valitu, kas sulle meeldiks minu kõrval kõndida, kui ma seda kannan? Ma usun küll. Freili näeb sellest väga hea välja. Ma ei tea, mulle tundub, et see teeb mind liiga paksuks. Aga küll see niinimetatud õmbleja oma eksimuse parandab. Vabandust. Hoia sellidest heaga eemale, kuuled? Laske Leena uksest välja, öelge, et teda majas ei ole. Oot. Nende vaata, ega meie just ei passib. Passib sindrinahk otse ukse ees. Tead, ei ole midagi parata. Ma arvan, et on kõige parem, kui ma räägin kõik ausalt ära nii nagu oli. Meister, päästke tütarlaps ära, muidu ma tarvitan vägivalda. Ma teen kõik, mis on minu võimuses. Sa võid selles kindel olla. Tiina. Juhatada sisse. Ja sina mine oota kojas. Mine! Suur au on mulle osaks saanud. Millega ma võiksin auväärt Hermandadile kasulik olla? Ma loodan, et see mark sobib teile. Salakaup Hollandi laevalt, kui politsei seda tohib öelda. Politsei kõrvad on kurdid. Tulin ühe väikese ametliku asja pärast. Ametliku või? Teie juures töötab õmbleja Leena Paju. Paju? Paju. Keegi õmbleja, keda Leenaks kutsutakse, on meil tõesti, jah? Kaua juba? 3 nädalat on vist täis, jah? Ja te pole teda veel minu juures üles andnud ja majaraamatusse sisse kirjutanud. Ei ole jõudnud, jah. Miks mitte, kui tohib küsida? Noh, selleks on mitu põhjust. Esiteks, ta on siin minu köögitüdruk Tiina külaline. Teiseks, ta elab siin ajutiselt. Kolmandaks, tal ei ole peale leeri tunnistusi mitte midagi, millega valitsus üles anda, nii et... Aga teie ju teate, et inimene ei tohi peale 3 nädalat majas elada, ilma et oleks politseis üles antud. Olgu siis paberitega või ilma. Ülega palub mina oma
alandlikule küsimusele ausat vastust. Kust teie teadsite, et see tüdruk just minu majas elab? Seda tüdrukut otsib maapolitsei juba ammugi taga ja meie kaudu ka linnast. See aga ei seleta seda, kuidas maa- ja linnapolitsei teada said, et Leena Paju just meister Wittelbachi majas elab. Ametisaladus. Ma võin nii palju teada anda, et meile vihjati, kus Leena Paju hetkel ametis on. Kui ma teada saaksin, kes see äraandja on, siis ma kägistaksin ta oma kätega ära. Seda nime või mina teile siiski öelda. Aga minul on kõige tähtsam teada, miks teie seda tüdrukut just siin varjate? Ja suurima rahuga, enne aga ma sooviksin teada saada, miks teda üldse otsitakse, kas ta on midagi kurja võinud. Ta on ilma mõistliku loata oma vallast välja läinud ja mõisatööst põgenenud. Ja muud ei midagi. Muid asju pole vähemalt mulle teada. Arusaadav. Eks mõisnikul on omad põhjused, miks ta kõiki asjaolusid ei avalda. Aga neid kuulete nüüd minult. Kui maailmas on veel veidigi õiglust, siis jätate teie selle tüdruku kohemaid rahule, kui olete minu selgitusi kuulnud. Mis nõu teil temaga ülepea plaanis on? Minu nõu on kuri. Ma tahan tema siit kaasa võtta ja tagasi oma valda saata. Tiina! Tiina! Ole hea, pane see rooper. Too meile parem pudel kuldkirjaga valget veini ja 2 pokaali. Ja kutsu Leena siia. Leena! Leenat ei ole majas. Jäta nüüd see veiderdamine. Leena tulgu sahvrist välja. Temaga ei tehta midagi halba. Küll on nakka ja muid. Ja, selline see meie Tiina on. Leena, räägi nüüd politseile kõik ilusti ära, nii nagu oli. Te võite teise tuppa minna. Kas Leena viiakse nüüd kinni majasse või? Ole mureta, Tiinakene, ei viida meil Leenat kuskile. Ma usun, et politseiherra on mõistlik mees. Annaks jumal, sest muidu ei kannataks mina seda õudust välja. Mis sa nüüd tühja muretse? Peate lubama, et te siit majast kuhugi ei lahtu, kuniks mina politseimeistri jutult tagasi olen. Ma luban. Te võite selle auvalve ka nüüd ukse juurest ära võtta. Ei ole linnarahval seda tsirkust vaja näha. Meister Wittelbach, veel üks härra tahab teiega kokku saada. Milline härra? Mina ei tea, mina pole teda enne näinud. Milline ta välja näeb? No see on nagu linnahärra, aga pole ka nagu linnahärra. Mina ei tea, aga tal olevat Leena kohta teateid. Kas ta tuli üksi? Üksi jah. Veider. Juhatada sisse. Vii Leena alla tagasi. Vii need ära. Ma olen igaks juhuks pandiga platsis ja ainult kutsuge mind. Teist pika sammuga ees. Tervist, hea isand. Kellega on mul au? Vabandust. Mina olen Riisentali mõisa Oppmann Saldberg. Teil oli teateid ju Leena Paju võtta. Just. Mul
Mul on talle üks ettepanek, kui teil selle vastu ei ole midagi. Tiina! Ole hea, pane see pann ära. Too lenna siia. Ma tohin ometi pealt kuulata, kui teie minu teenijannaga räägite. See, mis minul talle öelda on, ei ole mingi saladus. See teeb talle pigem rõõmu. Leena! Sa ei pea kartma, tule siia. Midagi halba sinuga juhtuda ei saa. Tule. Minul on parunjärra nimel teada anda, et teie linna võite elama jääda, kui te seda soovite. Parunjärra laseb teid mõisa alt välja kirjutada, kui te vastava palve minu kaudu talle saadate. Mis sa veel ootad? See sõnum on nii imelik. Te võite üpris julge olla. Siin on kõik õige. Öelge oma arvamine kartmata. Öelge paruni härrale, et ma teda tema heldusest väga tänan. Sellega on siis korras. Parunjärraga paneb ette ühe väikese tingimuse, mis neiu Leenale raske täita ei ole. Millise tingimuse veel siis ometi? Ärge ärrituge. See ei ole midagi sellist, mis neiu Leenale raske täita on. Parunjärra noorem mõde elab nüüd Tallinnas. Tema mees, parun von Rekenits, on siin kohtuhärraks. Parunjärra paneb ette, et neiu Leena, kellest Köstrimann palju head on rääkinud, nende juurde teenima läheks. Ja selle tingimuse ma võtan vastu. Tõesti, Leena või? Ma tunnen teda emandalt, ta on hea inimene. Kas parun andis mõista, kui kaua mamsel Leena peaks paruni härra juures töötama? Ta võib seda teha nii kaua, kui tema seda soovib. Parunjärra ei nõua mingit vormilist kokkulepet. Pealegi isegi parunjärra ise on minemas altri ette varsti. Mõisas käivad selleks juba ettevalmistused. Aga millal proua mind ametisse ootab? Ametisse võite asuda täpselt siis, kui tegi ju paremini soovite. Ja millal neiu Leena oma paberid kätte saab? Mina teda enne teenistusse ei anna. Usun, et täna veel viime teie palve koos parunjärra kirjaga linnaametisse ülevaatamiseks. Sealt load saadud, saate paberid politseist kätte. Hästi. Mõistlik juttu ajada. Räägid mina aiast, räägid sina aia august. Räägid mina hobusest, räägid sina lambast. Tunnistan, sina ei suuda seda tüdrukut unustada. Ja kui ei suuda, siis kuskid ära. Selleks tüdrukud ju on. Minu arust pole siin elus küll midagi lihtsamat kui kosida armastatud naist. Ja ei, ma mõistan arvata, mis sa ütled, aga vaata, kahte naist ei saa selle mitte kosida. Ja kummaski pead sina valima. Aga kumma? Mulle sulle rohkem meeldib. Berta või Leena? Leena. Mulle ka. Mulle sulle rohkem meeldib. Rikkus või vaesus? Rikkus.
väga. Pane hästi tähele. Tuleb rööv. Nõuab sinult tembagi kumba. Kumma sa kergema südamega ära annaksid? Kumma sina siis ära annaksid? Ma ei tea, kui mulle sel hetkel vähem armsam oleks. No aga kui mõlemad on ühteviisi armsad. Siis ma annaksin tüdruku röövile. Tüdruk? Jah. Miks tüdruk? Sest tema mulle sel hetkel vähem armsam on. Ma ju ütlesin. Jah, sina ütlesid. Jah, kuule ühtemoodi armsad. Ei saa enam sul vitt olla. Või ei armasta sina eest ühte õiet. Igal juhul otsust ära või sa minu löösite magada. Mati, mina tahan sulle midagi üles tunnistada. Mina armastan Leenat. Mina ei tahtnud sulle seda varem öelda. Seda on minu parim sõber, aga mina näen, et minu armastus on suurem kui sinu oma. Mida see tähendab? Mina arvan, et minu sõnad olid küllalt selged. Mina nõuan vaba rada selle tüdruku poole, kellest sina oled loobunud. Sina! Sina! Mina jah, ma saan aru, see võib veidi ootamatult tulla, aga vaata, mina nõuan, et sina lõpetasid kõik vanad suhted. Seda mina ei tee. Seda ei tee mina mitte kunagi. See on sinust alatu, et sa niimoodi minu selja taga oled lasknud enda tunnetele vali anda. Sa ei ole mitte sõber, vaid vilets ära andja. See tüdruk on minu! Kuule! Minu! Kuule lõpuks oleti, noh. See ei möirgamine, mis mulle meeldib. Tundub, et sa pead rikkuse kellelegi teisele andma ja puuvaisele Leenale kossi minema. Sa tegid minuga nalja. Kuule, mis ma sinuga tegema pean, poisike? Minu elu see kergemaks ei teinud. No, kui sa ei julge kummane näkku öelda, siis ma ei tea, kirjuta neile. Sul on õigus. Ma lähen järgmisel nädalal mõistesse tööle. Sealt ma kirjutangi neile. Mine. Vaati tormivarjus, mis siin tabab. Sinusugune poisike, see peabki arvu asju 100 versta kauguselt ajama. No näed, kohtusimegi taas. Kas pole meeldiv? Tere õhtust, austatud paruni härra. Härraseid ei ole kodus. Ma tean, et neid ei ole kodus. Minu väike hea õde sõitis oma oodatud pulmareisile. Ma lähen kutsun parem toapoisi, tema oskab teid kindlasti aidata. Las ta olla! Sa oled ju ka siin majas juba nagu oma inimene. Kaua sa siin teenidki? 2 nädalat, austatud paruni härra. No näed sa siis, juba 2 nädalat. Aeg läheb. Mul on linnas paar päeva äriasju ajada. Mu hea õemees lubas mul tema korteris ööbida. Ma loodan, et teil selle vastu midagi ei ole. On minul õigust midagi arvata, kui härrased nõnda on lubanud. Eks ta nii ole ja. Hästi. Ega ma rohkem tüli ei tee. Ah jaa. Sellest peaks piisama. Sa ära ole nii pelglik, Leena. Ma olen ju nüüd peigmees. 2 nädala pärast on pulmad ja sõuangi abielu randa. Sa
sõber Leena, kas see meeldiks minu tulevasele? See on väga ilus. Teie tulevane abikaasa on kindlasti väga õnnelik. Kuulge neiu Leena, te võiksite oma härra vastu natuke rohkem lahkust üles näidata ja veidikene rõõmsam olla. Ma tulen koju ja teil on ees selline nägu, nagu keegi oleks surnud. Mis olnud, see olnud. Aga äkki me läheme nüüd edasi natukene lahkemalt. Tänan härrat, et ta mind oma õele soovitas. Juba parem. Palju parem. Ja vallas tahad ju ka veel priiks saada. Härra on olnud väga lahke. Olen tõesti. Tead, ma vahel isegi mõtlen, et huvitav, miks keegi seda küll ei märka. Aga siin ei ole ju veel vallast priiks lastud. Võib-olla ma ei annagi sulle seda tunnistust. Mul oleks nimelt väga kahju nii kena ja viksi tüdrukut linnast välja lasta. Aga härra on mulle juba tõotunud selle tunnistuse anda. Eks inimene tõotab haleda südamega nii mõndagi, millest tal hiljem kahju on. Aga härra on oma mehe sõna pandiks pannud ja seda ei või isegi ükski parun rikkuda. Mehe sõna? Ega siis mehe sõna ei pea naisterahva vastu pidama. Mehe sõna antakse ikka mehele. Kas kuberneri härra siis mees ei olegi veel? Kuberneri härra! Kuberneri härrale ei ole mina mingit sõna andnud. Kuidas nii, see on ju kõigile teada, et te ütlesite kuberneri härrale, et te lasete mind maisalt vabaks kirjutada? See on tühi laga! Ja see, kes seda räägib, see luistab! Sul, Leena, on linnas ikka paganama head sõbrad. Aga mina ei andnud talle mingit tunnistust, vaid ma lubasin asja üle järele mõelda. Ka kuberneri härra võib kohtuga nõuda, et paruni härra mulle selle lubatud tunnistuse annab. Arvad! Vaata, niisugust seadust ei ole olemas, et kohus mõistlikult tema talupojalt tohib ära võtta ja niisugust asja nõuda ei ole mitte ühelgi kuberneril õigust. Ja tead, mul on tulnud viimasel ajal kange tahtmine sind maale mõisateenistusse tagasi viia. Aga ma teenin härra õe juures, kes minuga rahul on ja mind kindlasti ei taha ära lasta. Minu õde teeb, mida mina tahan. Aga miks ei taha härra mind siis praegusesse teenistusse jätta? Härral on vallas teenijad küllalt. Pealegi mina lubasin proua Konflikkinit siis kas või elu lõpuni teenida. Sama hästi võid sa ka mind elu lõpuni teenida! Siin on kiri, et sind vallast välja vastaks. Aga sina paki oma asjad ja õhtul hakkame minema, sa tuled minuga kaasa. See ei ole nii ruttu võimalik. Ma palun teid. Eks meil kõigil ole omad plaanid. Aga härra juba tõotas ja andis lootust. Isegi see kiri on valmis. Jätame selle jutu neiu Leena. Pakige oma asjad. Ja täna õhtul asute ametisse. Mida te tahate, et ma teeksin, et te praegu selle kirja minule annaksite? Neiu Leena teab väga hästi, mida ta peab tegema. See ei ole võimalik. Iga asi siin ilmas on müüdav. Küsimus on vaid hinnas. Härra, palun. Väga palun teid, ärge kiusake mind rohkem ja andke mulle see lubagi. Ei, armas neiu. Vaata, minu isa õpetas mulle, et kui süda läheb härdaks ja hakkad tasuta teeneid pakkuma, siis lõpetad hoopis ise vaeste majas. Sul on nüüd valida. Kas elu siin ja ehk leiad ka mõne peigmehe, kes sind kosida tahaks. Või tuleb minuga maale ja seal
tule. Minu sõna selle peale. Vaatame siis, kas kaup vastab kaubale. See siin on minu osa kaubast. Tule võta oma lubakiri. Kas sa ei tänagi mind? Sa võid ju nüüd elu lõpuni õnnelikult linnas elada. Kas sa ei kuule? Mine tee lahti! Kohe! Mul on neiu Leena Pajule teadaanne. Tallinna Raadio kuberner kinnitasid teie kodanikutunnistuse. Aga mu lubakiri on siin. Ei, seda pole vaja, kui kuberner sellega nõus on. Igal juhul palju õnne ja kõik head. Palju õnne! Sa ei olegi veel kirikus, kõik teised juba läksid. Sinagi oled ju veel siin. Lootsin, et saan olla mõne hetke ise keskis oma tulevase kaasaga. Ma ei saa. Meister ei ole asunud, ma pean homme mõisasse tööle sõitma, et seal mööblit korrastada. Kahju. Jah. Mati! Oma sõna ei ole sa ikka veel lunastanud. Missugust sõna? Seda sa enam ei mäletagi. Sa lubasid ju papa käest uurida, mis
tema meie asjast nüüd mõtleb? Jaa. Sinu isa andis mulle selgelt mõista, et meil kahel siin midagi loota ei ole. Minu isa andis sulle märku, et tema sind vastu ei võtaks, kui sina minu kätt küsima läheksid. Jaa, niimoodi võis tema keeruliselt öeldud sõnu mõista. Ma arvan, et meie hästi teeksime, kui meie endid mõttega harjutaksime, et kõik on otsas. Sinu vanemad on selgelt meie ühenduse vastu. Mati, sa valetad. Miks sa seda arvad? Sest ma juhuslikult tean, et minu vanemad asjast teisiti mõtlevad. Sellepärast ma täna teistest maha jäingi, et sinuga seda rõõmusõnumit jagada. Kuidas nii? Meie ühenduse vastu oli pigem mamma. Ja mamma ütles sõna-sõnalt. Tule jumal appi, ega meie või oma tütart Lutsile pakkuma minna, kui ta ise küsima ei tule. Aga tema pole oma kosja nõust ei otse ega kaude sugugi märkanud. Ei, kui tema märku annab, et tema sind armastab ja kogu südames soovib, siis noh, mis sa selle peale kostad? Imelik meelemuutus. Imelik. Minu meelest vägagi loomulik, seda me ju lootsime. Ma loodan, et sa nüüd tead, mida sa tegema pead. Anna mulle andeks, Berta. Ma ei või sinu vanemate ette ilmuda, et sinu kätt paluda. Ma tean, et see on halb minust ja ma tunnen enese süüdlase olevat, aga ma ei või teisiti. Ma parem jään sinu vastu valelikuks nüüd, kui et ma sulle terve elu valetan. Meie abielu ei kujuneks õnnelikuks. Ja sellepärast astun mina tagasi. Aga mis pärast? Sellepärast, et meie vahel abiellumiseks vastastikune armastus puudub. Sul on juhtud kell! Alles nüüd sa leiad, et meie vahel vastastikune armastus puudub terve aasta, millal me proovite peitlusõlmid jäänud seda mitte, kus see teadmine nüüd tuleb! Ma olen ennast proovinud, Berta, sa võid täiesti kindel olla, et alles pärast rasket võitlust jõudsime sellele otsusele. Mida ma armastasin, oli sinu vara, mitte sina ise. Külapoiss kõneleb armastusest. Tunnista parem kohe, et sa oled suurim narts kõikide meeste seas, kes kohe pea kaotab, kui sireneiudele võrgutaselt vastu naeratab. See tüdruk on su pea segi jäänud, sest sa ise oled iseloomult nõrk ja väeti. Tema ei ole minu meele muutmiseks midagi teinud, temal ei ole selles mitte mingit süüd. Vastupidi, meie vahel on puudunud igasugu kokkupuuted, mis oleks kantud armastusest või hellematest tunnetest. Ta ei ole öelnud poolt sõnagi, et mind enda poole võita. Sa armastad teda? Jah. Tahad teda kosida? Jah. Aga sa oled minu! Ma ei anna sind priits. Sa ei anna mind priits, isegi kui sa tead, et ma sind ei armasta. Ka siis? Mul ei ole sinu armastust vaja. Isegi siis, kui sa tead, et ma teist armastan. Jaa. Ma saan ilma sinu armastuseta ka läbi elada. Ja selline peab olema meister Vittelbachi uhke tütar. Ma tänan selle meeltuletuse eest. Ma võisin nüüd korraks unustada, aga juba ma toibun. Ma kahetsen, et ma seda varem teinud ei ole, mida ma nüüd teen. Seal on uks, isand Luts. Berta. Ma ei ole mõni taadud, mõni saunaheide tütar, kellel on vaja su armastust keerjata. Seal on uks, isand Luts. Targem on mul vist ennast kohe mõisasse teele asutada. Mati!
tagasi on. Noh, kopsud panevad maa-õhku täis jälle kergem hingata, jah? Tule edasi, mis sa passid seal. Kaotsid haamri ära. Räägi, sul on midagi pihta. Miks sa seda arvad? Nägu ütleb kõik. Nägu on tõepoolest looja läinud. Kriibib su hinge see, et sa Berta looja lasid. Ei, see on unustatud ja selle üle on tõesti hea meel. Tead, lähme võtame Toobi õlut ja ma tunnistan, et sina eksisid. Oot, mina eksisin. Ei tea millega. Loe. Armus sõber, vabandage, et ma teie viimasele kirjale nii hilja vastan. Seda kindlam on nüüd otsus, millest teile teatan. Andke väga andeks, kui see otsus teid pahandab, aga ma ei saa teisiti. Ma olen jõudnud selgusele, et ma teile raskesti ülekohut teeks, kui ma teie kossad vastu võtaksin. Vaadake kaine pilguga ringi ja te näete, et õnn teile mujalt vastu naeratab. Ainult ühte kirja palun teilt veel, milles kinnitate, et mu tänamatu vastuse mulle andeks annate ja kinnitate, et te oma eksliku kavatsuse õnnelikult olete unustanud. Oma kõige kallima sõbra kätt pigistades, Leena Paju. Söögu mind rotid elusest ära, kui see tüdruk on põrgunud. Minu meelest kõneled tema kirjas küll väga selge mõist. Siis ei ole see tema kirjutatud. Seda arvasin minagi algul, aga mul on temalt teinegi kiri ja neid kahte võrreldes ma nägin, et need on sama käega kirjutatud. Ja milles esimene ütleb? Tühine sõbrakiri. Tema vastus minu samasugusele kirjale, kus ma südamesoove veel ei avaldanud. Noh, tunnista, sa eksisid. Ma annan oma nina pandiks. See tüdruk armastab sind, see asi ei ole õige, siin midagi on juhtunud. Sa usud oma silmi rohkem kui tõde ennast, ometi seisab viimane sul mustvalgelt käes. Mustvalgelt pole siin midagi kirjas, et ta sinu vastu midagi ei tunne. Ta on selleks liiga hea inimene, ta ei taha mind haavata. Kogu kirja sisu räägibki ju sellest, et tema mind ei armasta ja ei taha. See asi on otsas. Ja lihtsalt nii kavatsed leppida. Mis mina teeksin? Mida sina teeksid? Paneks ta suuga sama rääkima, mis siin paberil kirjas on. Mis nõu sa mulle annad? Pühapäeval, ülehomme pühapäeval. Sina kirjuta talle täna ja kutsu ta vabasse loodusesse jalutama. Minu nõu ja abi peale võid kindel olla. Leena, miks te ei taha mulle naiseks tulla? Mis teil minu vastu on? Teie vastu? Ja te ei pea midagi minu vastu ei ole. Ma arvasin, et teie mind sallite. Ma arvasin, et meie oleme kõige paremad sõbrad. Ma ei suutnud uskudagi, et teie mulle sellise vastuse annate. Mis teil vahepeal juhtus? Ma sallin teid siiani. Ja sõbrad oleme ka. See on aga sõprus, mis mulle ei meeldi. Sellise sõprusega jään mina nälga. Keda teie armastate, kellega teie vahepeal olete tuttavaks saanud? Ma ei ole mitte kellegagi tuttavaks saanud. Vähemalt mitte kellegi sellisega, keda ma armastaksin. Siis te peate mulle seletama, miks te ei arva minuga õnnelikuks saada. Ma arvan, et ma sugugi kõige halvem mees ei ole. Aga te olete peigmees. Te ei ole enam vaba. Kas see on teie ainus põhjus või? Kas te ei tea, et ma ei ole enam peigmees? Ma olen vaba. Ma olen vaba! See asi on ammugi lõppenud ju. See asi on lõppenud. Ma ei usu seda. Pruudi ja peigmehe vahel võib igasugu nägelusi ette tulla, aga see ei tähenda, et nad teil igaveseks lahku lähevad. Kuulge, ma olen nüüd näinud, kuidas Neiu Vittelbach teid kogu hingest armastab. Ei, nüüd ta vihkab mind ja seda teie näinud ei ole. Vihkab. Ja vot vihkabki sellepärast, et teie temast ära pöörasite, aga kui te nüüd tagasi läksite armastate jälle, see on üks minu põhjustest.
ja teine? Teine on see, et ma ka teie eluõnne ei taha varastada. Ma ootan ikka veel, et teie oma otsust selgitaksite. Isand Luts, ma ei armasta teid. Ma ise ka ei tea, mida mu suu rääkis. Miks ma ei peaks sind? Üksnes sind. Võta nüüd vähe vaiksemaks. Ei, aga ära ole nii tagasihoidlik. Teist on nii hea meel. Ja mina tänan väga isand Huuberit nende ilusate sõnade eest. Jaa, meie täname. Elagu sõna! Kui juba läks kõnede pidamiseks, ma tahaks ka üht-teist ütelda. Ainult üht-teist. Minul on väga hea meel. Mul on väga hea meel, et isand Huuber on leidnud enda kõrvale selle õige naisterahva, kes isand Luts on ja Huuber küll sina oota, jah? Ja, isand Luts, minu hea sõber, on leidnud enda kõrvale selle õige naisterahva, kes tema silmas ära paneb. Ja kui nii tubli tööväe kõrval on nii riks ja laksis naisterahvas, no ma ütleks, et see on nüüd küll elu, mida iga meister ka siin linnas kadestab. See oli ju. Nii et õissa, Tänan teid, meister Vittelmann. Jääme meie kõik suure tänu võlgu. No mina ei tea, missugused saatus on uhkused mul oleks kaela langenud, kui isand Vittelmann mind ei oleks enda juurde võtnud. Mul ole nüüd, eks ei ole iga ristiinimese kohustus on hädalist aidata, eks ole? Hästi, kuulge, siin läheb nii härdaks, on üks pisar teise asemel nii. Noormar läheb tantsule! Läheb tantsule! Aitsa! Nädalat ära olnud. Ja see ei olegi veel kõige hullem, aga selle aja sees mitte ühtegi teadnud. Kallis abikaasa, need 7 kuud on olnud minu kõige õnnelikumad kuud. Anna mulle andeks, et ma sedasi ootamatult lahkuma pidin. Küüdimees tõi teate, et temal tervis juba päris hull. Supp on potis, võtsin 20 rubla omaks tarbeks kaasa. Sind armastades, Leena. Tead, naistel vaata, nendel on omad käigud, mõtleviisid, nemad ei mõtle nii nagu mehed. Oota, nüüd kuksu sa läheb. Võtame selle Leena, kuule. Tema on üldse omamoodi tegeleda. Mõtle, sargas oma õnne maha ja mõtles enne sinu õnne peale. Saad aru, oota nüüd, sa torm, saad aru.
usalda oma kaasat ja kõik saab korda. kodu on nii tühi ilma temata. mis teda kinni hoiab siis? Näe, võta üks lonks ja varsti sa naerad oma igatsuse pisarate üle. jah. terviseks. üks lonks. näe. aulik isand Luts. kui teie oma noore ilusa abikaasa järele peaksite igatsema, siis võite teda kerge vaevaga leida. ta pole mitte maale läinud, vaid elab sauna uulitsas number 17 emand Brinki juures. Õnneküllast jälle nägemist temaga ja veel suuremat erirõõmu, mis teid ees ootab. soovib teile õiglasest südamest keegi hea sõber. see on küll mõni naljatilk. see veel puudus. ei tea, kas seal sauna uulitsas üldse keegi proua Brink elab? seda saab kerge vaevaga järgi uurida. jaa. see laps on sinu, aga mitte minu. Mati, tapa mind. see kõik üks nali ju, Leena. Leena ütleb, mulle Leena, nali tee. Sa olid ju maal, sa olid maal, siis sa tulid siia linna minule välja tegema. Leena, lõpeta ära. Ma panen silmad kinni, teie lõpetage see nali ära. 1, 2, 3. Miks sa tegid seda mulle? Mati, meie vahel on kõik otsas. Me lahkume teineteisest. Sa võid oma õnne kusagilt mujalt otsida. Ma luban sulle, et ma lähen kohe homme hommikul õpetaja juurde ja tunnistan talle, mis on juhtunud. Ja sa võid kindel olla, et ta laseb sind minust varsti päästa. Kõnele, Leena. Räägi ära, miks sa mind nõnda oled karistanud. Tunnista üles, miks sa minu õnne hukkasid. Sinul ei ole mingit süüd, Mati. Sa oled kõige parem mees maailmas. Süü on üksnes minu peal. Mina olin see, kes vedas su hukatuse kaasa, sest sind liialt armastas ja liiga nõrk oli oma armastust salgama. Aga usu mind, Mati. Pea
süüdlane siin on keegi teine. Mina olen samamoodi ohver. Nagu sina oled praegu ohver. Ja küll, Mati. Ja küll, ma räägin sulle. Teate küll neid taluneidlusid. Jalad harkis iga mehe ees. Proua Brandt! Proua Leena on väga tagasihoidlik ja viisakas naisterahvas. Küll teie olete ikka naiivne. Vagavessi, sügavpõhi. Ju siis Lutsil midagi puudu jäi, et kaasa pidi küla pealt otsima minema. Ma ütlesin kohe, see tüdruk on tavaline lits. Proua Brandt! Uurige järgi, kui te mind ei usu. Mine minemas. Ma olen raamatus. Mati räägib, ma kuulsin. Kuulsid, kes sulle rääkis? Proua Brandt. Võist teada, ma olen Oskar Brandi kaasa. Mida sa minu asjast tead? Seda Leena on tagasi, teil on poeg. Ja kas sa seda paned imeks? Pane imeks, aga sinu ja proua Brandi nägu näes, ma sain aru, et asi on õige. Ei ole õige, Jaak! Mina ei ole mitte isa. Kõnele. Mõisahärra on Riisental. Sealt majast, kus Leena teenis. See kuradi mõisahärra käis talle nõnda peale ja kavaldas, et ühel päeval Leena jõud rauges ja ta ei suutnud enam vastu panna ja viimane ta vägisi võttis. See ongi kogu lugu. Mida sa kavatsed selle mehega ette võtta? Mida sina teeksid? Tapp! Päris nii ei saa talitada. Jumal vaevast tead, mis temaga teha. Kuubel, mina ei jäta seda asja jumala tasuda. Rahu, vennas! Mina ise läksin liiale, ajasin sind endast välja. Ütle mulle, mida sa kavatsed Leena ja lapsega ette võtta? Ma tõukan Leena endast ära. Sa põrunud või? Sa tõukan ära naise, kel pole vähimatki süüd. On süüdi. Mil määral? Tema kallal tarvitati vägivalda. Kuidas pole inimene süüdi, kelle kallal tarvitatakse vägivalda? Ta on süüdi. Ta on süüdi, ta on süüdi! Vägivallale astutakse vastu, aga tema alistus vägivallale sõna kuulelikult. Sa tõukad ära naise, kel pole vähimatki süüd. Temale pandi püstol rinnale, et ta oma varakese ära andis. Sa peale vahest pead olema muutunud ja mitte nii, et see mulle meeldib. Mait, kuulad nüüd. Kui sa oma naise uulitsele viskad, oled sa ise põlgust väärt. Kas sina teeksid seda? Kas sina elaksid temaga edasi? Kas sina toidaksid võõra mehe armukest ja last? Vasta! Jaa, ma teeksin seda. Millise südamega? Kerge,
südamega, kui ma teda armastan. Ta ei ole ju mitte minu oma. Muidugi on ta sinu oma, kui sa teda armastad. Mati. Mati. Ma lükkan oma otsuse seni kauaks edasi, kuni ma selgesti tean, kas ma temata elada saan või mitte. Seni kaua pole lapsel ega Leenal minu poolt midagi karta. Võtame. Kuule, äkki täna sai... Ei! Nüüd, kus mina olen natukene sooja naha vahele saanud, tahad sina mind jälle külma kätte viia, jah? Kurbust ja valu on küll olnud, lase nüüd natukene lõbu. Jah. Kõrtsmik. Me võtame veel ühe. Minu sõber Huberi terviseks! Palun vabandust. Me olime Matiga veidi kergemeelsed. Seda enam ei kordu. Ma mõistan. Ega mul ei olegi midagi pahaks panna. Aitäh, isand Huber, et te teda saatma tulite. Jaa. Sa peadki Huberit tänama. Huber on väga hea sõber. Huber on väga hea sõber minule, aga veel enam sinule. Täna teda selle eest. Pane see kuradi laps ära ja täna teda selle eest. Vabandage mind. Luba, ma võtan sul saapad jalast. Leena, mitte midagi ei ole sündinud Leenas. Kõik on üks paljas, kollitav unenägu. Sa oled minu. Sul ei ole mitte mingit süüd. Sa oled kõige puhtam, kõige ilusam, kõige ausam naine, kelle peale mitte keegi ei tohi näpuga näidata. Ütle mulle, Leena. Ütle mulle, et see kõik oli vale. See kõik oli ainult minu peas tekkinud rumalus. Ütle mulle, et see oli uni. Ma sonin ainult. Ütle. Mine minu silmi. Jäta mind üksinda minu hädas. Ma tahan, et ma sind enam iial ei näeks. Anna mulle andeks, Leena. Anna mulle andeks, et ma rumalat juttu ajasin. Sa ju näed, kuidas minuga on. Sa ei öelnud ühtegi rumalat sõna, Mati. Aga ma palun tehkem sel kord lõpp, sa ei saa ennast edasi niimoodi enam hinnata. Mati. Me ei või enam kauemini kokku jääda. Leena! Meie ei lähe mitte lahku. Meie ei lähe mitte lahku, olgu sündinud mis tahes. Ma tahan kõik unustada. Ma tahan kõik selja taha jätta.
ma tahan mõelda sinust selliselt, nagu sa minu jaoks siiani oled olnud. Huber tundis mind rohkem kui ma ise, sest tema ütles, kui sa teda armastad, siis ei tõuka sa teda mitte ära. Mina ei tõuka sind ära, sest nüüd ma tean, mida ma pean tegema. Nüüd ma tean, mis on minu kohus. Mati, ma tahaksin teenida ja ümmatada, kuni mul hing on sees. Ma tahan ainult sinu ümber olla, ilma ühegi soovi või nõude või tarvituseta. Minu elu peab olema tänu selle armu eest, mida sa praegu kuulutad. Ja sind taas meie seas näha, Mati. Ma loodan, et see, mis on olnud, on nüüd möödas. Sul on nüüd pere ja laps, kes vajavad sinu hoolt ja armastust. See kõik annab ju elule uued sihid. Vaata, mõni ei taipa seda ja jääb aga vanadesse jälgidesse edasi tammuma. Ega see head tähenda. Ma tänan. Ma püüan, meister. Mis seal ikka? Anna siis aga takka, sest vahepeal on ju hulga tööd kogunenud, mis kõik tegemist tahavad. Ja. Isand Luts, meie siin igatsesime teie järgi. Tervist, proua Berta. Tervist, proua Emilia. Kuidas käib teie abigaasa käsi? Pojake on juba kosunud. Kõik on korras. Ärge pahandage. See on puhas naiselik uudisene. Mina väga loodan, et te leiate õnne, mida te olete otsinud. Sama soovin teile. Ma tänan. Kuid ma olen õnnelikum kui kunagi varem. Isand Brant on väga hea abigaasa. Siis on see ju lausa paradis. Ei kurda. Tule, Emilia. Kuule ära kummuta keset päeva. Mitte miski ei ole enam endine. Mida proua Brant tahtis? Irvitada tahtis minu üle. Lähme minema siin. Oota, teeme mõned asjad valmis. Sina võid siia jääda, kui sina tahad. Mina lähen siit minema. See kõik rusub mind. See kuradi laps, see kuradi maja, see kõik surub kahelt poolt peale. Mati!
sõnad sulle andu, et muureta su meil rändaks öisel teel. Aga tädi, su laps saab heasse peresse. Isand Huubel, teilt ma küll ei osanud oodata. Te olete mõtlenud, mis juhtus? Palun vabandust, Sellest ei ole midagi, kõik on hästi. Kus Mati on? Mati läks hommikul tööle, ei ole veel tagasi tulnud. Kas midagi on pahasti? Ta just ei lahkunud kõige paremas tujus. Issand, äkki temaga tõesti midagi juhtunud, Huubel? Jääge siia, ma aiman, kus ta olla. Tuvikesed kenasti koos. Tule istu. Tule istu! Leena, mine too mulle ka toast. Ma pidasin endaga aru ja mõtlesin välja. Ja mida siis? See inimene, see minu poolvend, tema ei tohi niisama kergelt pääseda. Mida sa vahid siin, mine vaata, mida su laps teeb. Minu pärast, Leena. Sinu. Ja minu enese pärast. Sa suutsid seda. Kui rumal ja hea sina oled, Leena. Ma ei ole ju seda vähem, ma tean. Aga kannata minuga. See kõik läheb viimaks mööda. Ma saan terveks, nagu ka sina saad terveks. Mati, ma tegingi seda just sinu tervise pärast. Sinu ihu ja hinge tervise pärast, mida sa praegu hukkad iga päev. Ma palun lõpeta see enese hävitamine. Mati, kuula, Leena. Võtame, Leena. Sõitke sinna, kuhu mineviku varjud teeni ei ulatu. Minu süda ei jää enne rahule, kui need, kes minule on kurja teinud, on samamoodi karistada saanud. Mati! Hästi. Ma teadsin, et minu poeg on minu käe järgi ja ma mitte millegi pärast muretsema ei pea.
aga ära unusta minu lausutud sõnu. Tee teistele seda, mida sa soovid, et sinule endale tehtaks. Jah, papa. Mis kell see raeherra meid vastu võtma pidigi? Kõige armsamaks pidasin. Mati, anna mulle andeks. Tule enda. Kasisid vere kojast ära. Jah. Sind ei näinud seejuures mitte keegi. Ei. Ja sa ei ole minust mitte kellelegi kõnelenud, mitte appi karjunud. Ei. Ma ei julgenud seda teha, sest sa sonisid midagi politseist. Mati, mis juhtus? Palun näita ennast. Ei! Põleta see kepp ahjus ära. Tee seda kohe! Leena, ma tahan andestust. Ma tahan andestust sinul. Ma tahan andestust kõigil teistel. Ma tahan unustada kõik, mida ma korda olen saanud. Leena,
sinu surmaaimus on ainult väsimus, Mati. Sinul ei ole minu ees mitte mingisugust süüd. Sa ei peta. Inimesi on kahte liiki. Tarvilikud. Ülearused. Mina olen ülearune. Leena. Ma arvan sind. Politsei otsib Mati, ta ei tohi meid siit leida. Ma ei tahtnud, et see niimoodi läheks. Mina olin kiirtel kalas. Ära näe selles endal süüd. Leena, kuula. Politsei ei tohi meid siit leida. Mina ta põlv ja vedasin numberi. Mina vedasin! Leena, saame meistrilt abi, me leiame su lapse ülesse. Tule. Lapse. Leena. Uuber. Ma ju armastasin teda. Mina armastadki edasi. Mati.